Ja praegu siis tundub, et Fortis ja Kuusalu on ees, aga tegelikult on esimesel ringi paremusjärjestuse määramine kaunis petlik, sest peale teatevahetust on veel ühe kurvi edeanne sees, enne kui võistlejad siis tagasirgel alguses ühisele rajale siirduvad. Ja see positsioneerumine siin finišisirgel praegu võib olla siis veel kaunis ebaobjektiivne, aga igal juhul on siis Kuusalu praegu jooksu juhtimas. Tema kannul Saare klubi, siis tuleb Audentes ja lõpuks Fortis ja teine võistkond, niimoodi vahetatakse. Ja asjad saavad selgemaks siis, kui tagasirge alguses üle ühisele rajale siirdumist tähistava joone jõutakse. Ja nüüd siis tundub nii, et Saare klubi on jooksu juhtimas, Audentes teisel kohal lähenemas, teist vahetust jooksmas Janek Kõiglane, kergejõustikuklubi Saare Jaan-Martin Raik. Kolmandal kohal tuleb siis Kuusalu spordiklubi ja Mihkel. See ei ole Mihkel Muinasmaa päris kindlasti, Mihkel Muinasmaa vahetati juba hommikul ümber kellegi teise vastu, aga meie protokollidesse see informatsioon kahjuks jõudnud ei ole. Esimesena vahetamas siis nüüd juba Audentese spordiklubi ja kolmandat vahetust läheb jooksma Sander Kosk. Teisena kergejõustikuklubi Saare rajal Alar Leemet, kolmandana vahetab Kuusalu Sever Jõõras läks jooksma, neljandana Fortise teine ja Jürgen Merilind. Juba paraja edumaaga kõige ees Audentese spordiklubi viimast vahetust valmis vastu võtma ja rajale minema Anatoli Tsvetkov. Teisena vahetab Saare klubi ja rajale saab Raido Liitmäe, kolmandana Kuusalu ja alustab David Sõnjavski. Ja selles jooksus siis praegu neljandal positsioonil spordiklubi Fortise teine võistkond ja rajale läheb Karl Lillemaa. Ja tundub, et pisut võtab Saare klubi nüüd Audentesele järele, kas õnnestub ka eesjooksev võistkond kinni võtta, tundub, et selles jooksus siis läheb nii nagu liigutud on ja võidab selle jooksu Audentese spordiklubi. Anatoli Tsvetkov ja Audentese spordiklubi siis selle jooksu võitjana finišis. Raido Liitmäe ja kergejõustikuklubi Saare teine. David Sõnjavski ja Kuusalu spordiklubi kolmas ja neljandana lõpetab Karl Lillemaa ning Fortise teine võistkond. Niisiis teine jooks
kolme võistkonna osavõtul. Ja peaksid olema siis nüüd ka eelmise aasta 3 meistrivõistluste medalisti. Altius, meistrid Tartu Ülikool ja spordiklubi Fortis. Ja kas nüüd jagavad siis ka sel aastal, et see selgub esimese jooksuaeg on 35-52, mis vaja vähemasti üle joosta ja kõige paremini jooksma seondusel vähemalt spordiklubi Fortis Aleksander Gustav Tõnissa. Jooksu liidrina, teisena tulemas Tartu Ülikooli kolmandana Pärnu Altius ja Karli Mäe. Fortis vahetab esimesena ja Fortis saadab teiseks vahetuseks teile Henri Tamme. Tartu Ülikool jookseb teist vahetust Peeter Lääne ja spordiklubi Altius ja Jarmo Harjakas. Ning nüüd, kas tundub, et on Tartu Ülikool läinud seda jooksu juhtima ja Tartu Ülikool Marek ja Peeter Lääne on teinud need teises vahetuses nõnda kiiret jooksu. Altius teisena, Jarmo Harjakas ja Fortis siis langevad oma avavahetuse hetkekohalt kolmandaks. Liidri kohalt siis kolmandaks ja Fortisega jooksmas Henri Tamm. Tartu Ülikool tuleb esimesena, aga nüüd tõuseb kõrvale ka Pärnu ja Pärnu spordiklubi Altius Jarmo Harjakas läheb Peeter Läänest mööda ja Pärnu Altius vahetab esimesena. Kolmandaks vahetuseks saaditakse teile Risto Laanemets. Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi jõudnud natukene lõpus ranges, Erki Tõnnov jookseb neil nüüd kolmandat vahetust ja Fortisel läheb kolmandat vahetust jooksma Karl Laksi. Altius ees. Teisena Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi ja kolmandana spordiklubi Fortis. Aga Altius suurendab eeletumad ja Risto Laanemets on tegemas nõnda head jooksu. Konkurentid Erki Tõnnovi ja Karl Laksini ees. Päris kindel tumaga Pärnu Altius tulemas on ning on viimast vahetust juba võistkonna kaasa tootamas. Pärnu spordiklubi Altius tulemas liidrina ja nüüd teise kolmanda koha heitluses on Karl Laksin mööda läinud Erki Tõnnovist ja nõnda viisi tullakse siis saata vahetusse ja spordiklubi Altius vahetab. Risto Laanemets saadab teile Rait Veesalu. Fortis saadab viimaseks vahetuseks teile Hans Lillemaa ja Tartu Ülikooli viimast vahetust läheb jooksma Tanel Reinomägi. Kõvad jooksumehed kõik ja olid siin kaasa tegemas ka 4x100 meetri peatajooksus praktiliselt samas koosseisus kõik teatatud võistkonnad, aga Pärnu Altius edumaa muidugi järgnevates on võimas. Juba on siin 30-40-50 meetri peale suutnud vähe joosta Rait Veesalu järgnevate ees. Fortis jätkavalt teisena Hans Lillemaa ja Tanel Reinomägi Tartu Ülikooli Akadeemilisest spordiklubist kolmandana. Aga Rait Veesalu minek on võimas. Ja siit joostes Pärnu spordiklubi Altius on võtmas vähemasti selle jooksu võitu kommata Eesti meisterkiiti. Rait Veesalu ja Pärnu spordiklubi Altius teisena Hans Lillemaa ja Fortise tagantast nüüd Tanel Reinomägi jõuab. Hans Lillemaa kõrvale nüüd ka Rait Veesalu ning Pärnu Altius on võitjad. Hans Lillemaa ja Fortis selle jooksu teine ja Tanel Reinomägi Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi kolmas.